Tervist! Nüüd on nii, et mul tuli kaupa, ma tellisin tooteid, mul on Roorud sarja edasimüüja Eestis ja ma soovin, ma nüüd räägin teile ära, ma pidin siin ühes videos rääkima, et teiste toodete kohta ka, et on olemas sellised patsidele mõeldud spetsiaalsed juuksetooted, täiesti looduslikud, puhtad ja ei sisalda mitte mingisuguseid selliseid mürgiseid asju, mida võib-olla tavasampoonidest leida. Nii, ja mul tuli siin selline suur pakk, see on päris pirakas, raske, ta on natuke vist kannatada siit saanud, aga ma nüüd teen lahti, ma vaatan, mis siin nüüd siis on sees. Ma muidugi ise tean, mis siin on, aga eks ma tellin neid asju, mida kõige rohkem tavaliselt läheb. Nii, et ma vaatan, kas ma saan sealt lahti. Nii. Mul on siin praegu ilge mess laua peal, aga nii, mis on, kuidas neid saab kokku panna üldse? See on kohe. Ma loodan, et siin muidugi midagi katki sees ei ole. Nii. Uued kaardid. Päris äge raamat nagu. Et siin ongi sees kirjas erinevad tooted ja mis nad nagu kõik teevad inglise keeles. Aga tegelikult ma plaanin need kõik oma kodulehele eestikeelsetena ka panna. Siin on hunnika valgeid asju. Ma vist võtangi eraldi mingi koti nende jaoks. Ma võtan nüüd see sisse laduma, siis on mul kukugi maha. Ühesõnaga siin sees, mis ma tellisin, on üks keel, mis on nüüd mõeldud rastapatsidele niimoodi, et ta tegelikult on lukustava toimega ja ta nagu silub selle karvasuse nagu ära. Ma olen siia endale mõned rastapatsid alla jätnud, et kui sul on see iga kord peale pesu on nagu rastapatsid sellised nagu karvased, et siis sa nagu paned seda keeli peale ja siis teed niimoodi. Vaata, see liigutus, mis ma praegu tegin, see on hästi oluline tegelikult, kui sa oled rastapatsidega. Jah, ühesõnaga. Ma tellisin päris mitu pudelit. Ja siis on seda päästvat toonikut ma tellisin juurde. Et see nüüd sobib kõikidele patsidele üldse, mis teed. Absoluutselt kõikidele patsidele. Seda ma tellisin ka päris mitu tükki. Sest see on niisugune vajalik asi. Nii. Ja siis on selline rastapatsidele mõeldud ülihea lõhnaga sampoon. Ta küll väga ei vahuta, aga ta jätab juuksed hästi kauaks ajaks hästi hea lõhnaga minu arust ja see täiesti nagu minule väga meeldib selle sampooni lõhn. Ja ta on tegelikult on Roorudsil olemas üks selline spetsiaalne pudel, mis tekitab vahtu. Et seda saab eraldi osta, kui soovite. Nii, siis on sampooni tellisin vajagu. Et kes saavad, saavad nagu sampooni osta. See on küll, tegelikult seda saab lahjendada ka. Nii, siin ongi midagi katki läinud. Ühesõnaga on olemas selline balsam. Ta on näiteks, kui sul on osaliselt juuksed rastapatsides või siis näiteks sul on rastapatsid otsad lahtised, nagu näiteks mul, siis seda saad kasutada nagu rastapatside otstes ja siis nende lahtiste juuste peal on selline tükiga mõeldud tükis nagu balsam, tükipalsam.
et ühesõnaga need. Siis ma tellisin sinna ühed tükiga šampoonid veel. Sinule meeldivad need, jah? Tule siia sellele kassikesele väga need meeldivad. Kitu. Teevad sulle täpikesed nüüd või? Nuru. Sulle meeldib nendega mängida ja. Jah, siin nii. Ja siis ma tellisin veel õli, mis on ka mõeldud rastapatsidele. Miks on õli oluline? Tegelikult sellepärast, et oluline mitmetel põhjustel. Esiteks juba sellepärast, et õli tuleb panna patside vahele ja isegi nagu määrida patside peale. Sellepärast, et sellel on üks põhjuseid on selles, et sa niisutad on ju peanahka. Ja teine põhjus on selles, et patsid ei hakka nii kergesti kokku oma vahel. Ja miks on oluline üldse patside niisutamine üldse tegelikult on sellepärast, et siis tekib palju vähem ketendust. Tavaliselt tekib ketendust selle koha peale, mõndadel siia. Ühesõnaga on selline erinevaid selliseid asju. Õli on ju. Õli on sellises pipetiga pudelis. Ma võtan praegu enda õli näitamiseks. Selline, keerad lahti ja siis pigistad ja siis lased lihtsalt pipetiga nagu. Nii. Ja siis paned patside vahele. Kusjuures see niimoodi, et alguses nagu jätab natuke nagu rasuse mulje, aga ta jätab nagu hästi, tegelikult ta nagu kaob ära. Et minu arust patside niisutamine on hästi, hästi tähtis punkt nagu selle asja juures. Ja siis mõndadel, kellel tekib selline nagu raskustunne selle patside kandmisega, eriti siis, kui sa oled just värskelt saanud patsid ja kui sa ei ole nagu harjunud nende patsidega üldse, siis ongi see päästev toonik. Ja see on nüüd ka selline asi, et see sisaldab selliseid asju, et sa põhimõtteliselt võid seda alati endale patside vahele panna, niisutamise mõttes. Võib-olla ma ei soovitaks niimoodi, et kui sa juba ühte kasutad, siis ära enam õli näiteks kasuta. Või kui sa oled nagu harjunud sellega ja sulle sobib see variant paremini, siis see on nagu selline vedelik ja sprei pudelis. Et siis sa saad seda asja kasutada patside vahele panna, afropatside, rastapatside, ükskõik mis patside vahele. Ja samamoodi õli on ükskõik mis patside vahele. Aga mõned tooted on siin küll sellised, mis sobivad ainult rastapatside jaoks. Näiteks see lukustav keel. Ja on, nii oota, kus see nüüd sai see. Ja näiteks on olemas veel lukustav sprei. See sprei on nüüd ka tegelikult hästi hea asi. Ta on nagu selline nagu looduslik see juuksesprei on lakk või? No jah, lakk. Aga ta on nagu natuke selline, muudab juuksed takusemaks, mida ongi rastapatsidel just vaja. Ja seda nüüd ei soovita panna afropatside puhul. Sellepärast, et afropatse me ju tahame pärast lahti kammida. See on nagu, sellel pole mõtet panna, kui sa pärast pead hästi palju vaeva nägema. Ja samamoodi see keel on ju, see sobib ainult rastapatsidele. Ja see keel on nüüd selline, et kui sa määrid patside peale, siis tegelikult välja saab nüüd pärast väga edukalt pesta. Sellepärast, et ta lahustub vees väga hästi ära. Ja samamoodi on tegelikult see keel ja see sprei mõlemad, mida saab hästi hõlpsalt nagu maha pesta. Sest kui sa ütleme, et pesed kord nädalas või mõni peseb isegi kord 2 nädala jooksul juukseid, neid rastapatse, siis rastapatsid, siis ta nagu aitab sellel nagu, siit kohast nagu rastastuda hästi. Et see ongi see nagu mõte, see patsil. Et ta nagu hullult hästi aitab. Sest et tegelikult ma olen hoolduse käigus aru saanud ka seda, et paljudel inimestel rastastuvad juuksed väga hästi, aga on ka inimesi, kellel ei rastastunud üldse. Et siin on selline hästi suur juukse nagu
noh, juuksed, mis ei ole nagu takuseks läinud isegi, et hakkab alles pats siit kohast hakkab rastastuma, et nendel inimestel, kellel on see osa hästi lahtine nagu, see tähendab seda, et probleem on rastastumisega ja patsid muutuvad õhukeseks. Et see on nagu teine probleem selle asja juures. Miks tegelikult on oluline, kui sa oled rastapatsidega, et sa pead neid nagu rastastama ja tegelema sellega. Üks moodus ongi see, et sa teed niimoodi ja siis pärast rullid siit. Tead, mis on? Et tule siia. Tule siia. Sa karjud. Tule siia. Ja et siit hõõrud on ju ja siis teed nagu põhimõtteliselt rullid niimoodi ja siis hakkad niimoodi tegema. Ja see nüüd on sellele hästi hea, et ta aitab sul hullult hästi seda nagu sirgena hoida. Noh, kukkusid maha. Et jah, võt see asi ongi, miks nagu on nii, et on hästi oluline see, et sul on need rastasse aetud siit. Nii, mis mul siin veel on? Mis ma tellisin? Rastapatside puhul hästi tähtis on aeg-ajalt teha rastapatsidele sügav puhastavat pesu. See tähendab seda, et sa pead neid panema likku pooleks tunniks vähemalt. Ja kui sul vaja, sa näed, et vesi läheb liiga mustaks, siis tegelikult peaks tegema seda mitu korda järjest. Ja siin on üks lahendus on selline, et ostad siin on üks selline valge tükk sees ja see valge tükk tuleb vette panna, sooja vette ja siis paned patsid sinna likku. See on nüüd eraldi protsess selline, et sa peaksid tegema seda aeg-ajalt või siis seda saab ka salongis väga edukalt teha. Salongis on selles suhtes parem, et seal on see peapesutool on ja sa ei pea mässama kodus, kellel on mingid kassid, koerad, igast asjad, siis need kipuvad nagu huvi tundma selle asja vastu. Ja tavaliselt ongi nii, et seda, kuidas sa saad teha, sa ei tee vannis on ju ja siis seal samas vannis ise oled, eks see ei ole nagu mõeldav. Et sa pead nagu eraldi nad panema kuhugi nagu likku. Kui sa nüüd soovid, siis on olemas tegelikult ka rastapatsidele selline eraldi väike vannikene täispuhutav, et selle saab ka minu kaudu tellida. Ma ei hakka seda eraldi siia lattu tellima endale, aga et äkki keegi ostab, sest tegelikult see on eraldi kallis asi, aga sa tea seda, et sa saad seda vaadata Raw Roots kodulehelt ja kui sul sealt midagi tundub huvitavat, siis ma võin nagu tellida selle. Nii, mis ma veel tahtsin rääkida. Siin on veel, et kellele ei meeldi nagu seda sampooni kasutada, siis on olemas selline vedelseep nagu, see on see kastillseep, et sellega saab ka nagu, see on ka hästi hea lõhnaga. Ja see nüüd on ka ükskõik millisele juuksele mõeldud. Mis siin veel on? Kuiv sampoon. See on ka võib-olla selline asi, et kui sa oled kuskil festivalidel käia ja iga hästi aktiivne inimene, siis see sampoon on ka olemas, mida saad kasutada juukse peal ja see muidugi lukustab, kui sa lased patside vahele, siis ta puhastab ja lukustab neid juukseid hästi. Noh, tulid siia, sulle meeldib ka see lõhn, jah? Sulle meeldib ka see lõhn. Aga vahest on nii, et kass lõhnab ka nende Raw Roots toodete järgi. Ma ei tea, kust on nüüd käib mul seal riiulis kuskil. Ühesõnaga, ega siin midagi muud vist praegu hetkel mul ei olegi pakkuda. Üks sampoon oli ka tegelikult olemas, mis oli nagu sellise tüki sampoon nagu. No siin see pakk vajub lahti, aga siin on selline tükk sees. Ta oli musta värvi selline, kahjuks mul seda enam saada pole. Hetkel see oli neil otsa saanud, aga kui see tuleb, siis ma annan nagu teada sellest. Et nüüd on väike ülevaade sellest, mis mul siin kõik on. Ja muidugi need, kes on väga suured patsisõbrad, on võimalik ka sellist suuremat pudelit tellida patside pesuks. Et ühesõnaga jah,
see oli siis selline väike kiire ülevaade, et mida need kõik sisaldavad, selle leiate minu kodulehelt patsi.ee.